tere hommikust, me oleme kodutud Roomas. Nagu huge. Ma olen aga varem mingi üli lähedal sellele. Lähme Nonnarellasse sööma. See on praegu kõige populaarsem trattoria Trastevere piirkonnas ja võib-olla isegi kogu Roomas. Ja sa saad siia, kui sa kahekesi, sa nagu saad siia elava järjekorra alusel. Meie ootusime mingisugune pool tundi praegu. Ja kui sa oled rohkem kui 2 inimest, siis sa nagu saad oma nime panna kirja ja sind võib-olla kutsutakse. Aga võib-olla kutsuda ka. Sarnane THC:lle. Tere hommikust, Eesti rahvas! Tere hommikust siit Roomas! Ja me oleme tulnud taas Itaaliasse ja tegelikult Toskaanasse. Ja väga erilisel põhjusel me läheme pulmapeole ja siis me läheme ka ühele sünnipäevale. Ehk siis see reis on kindlasti väga eriline ja hoopis teistmoodi kui meie varasemad reisid siia Itaaliasse. Nii et saab olema väga põnev. Me nüüd käisime paar päeva siin Rooma peal ringi ja ostsime peal viimased asju pidustuste jaoks ja nüüd võtame ka auto ja sõidame otsapidi omadega Toskaanasse. Kui põnev! Kui see läheb välja nagu mingi safari või mingi Aafrika, vaata. Siis võid ikkagi tegema korda veel seda, on ja paneme mingid nagu pappi sisse, on ja. Vaata siin taustal. See on nagu... Aga paneme mikri, äkki on parem. Paneme mikri. Me oleme jõudnud omadega Toskaanasse ja on aeg minna pulmapeo esimesele õhtule. See on minu outfit. Sellised madalad kingad, sellepärast, et ma ei kanna väga palju ega tihti kingi ja ma ei riski sellega, et mul hakkavad need täna esimesel õhtul hööruma. Nii et midagi väga nagu ikkagi rahulikku siia alla. Siis kleit on natukene rohkem extra. Ma isegi arvan, et võib olla natuke liiga ekstra, ma ei tea. Aga parem olla overdressed kui underdressed on minu moto. Ja siis selline nunnu narmastega, need ei ole narmad, need on helmed, helmestega kott. Appi helmed, ma ei taha öelda sõna helmed. Nii et ma arvan, et see on selline, minu puhul päris selline casual riietus. Igatahes ma olen väga elevil. Täna on natukene selline pilvine õhtu, aga ma ütlen ausalt, et see on päris mõnus, sellepärast, et see kuumus siin Itaalias praegu on ebareaalne. Nii et tegelikult on väga mõnus, et te higiste ennast esimesel õhtul täiesti segi. Aega minna. Let's go!
tere tulemast! On pulmapidustuste teine päev ja me oleme jõudnud koos rahvaga siia kohale. Me teid siia venuele küll sisse kaasa ei võta, sellepärast et mõned mälestused on võib-olla paremad, kui need jäävadki meie mälestusteks, meie mõtetes, meie hinges. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma näitan teile oma outfiti, sellepärast et mis Italiano värk siin toimub praegu. Ma väga-väga loodan, et need kingad ei hakka hõõruma, aga kui hakkavad, siis mul on varukingad kaasas ka, mis on madala plätud, sellepärast et ikkagi ma ei ole tead suke suurem asi nagu kontsade kandja. Aga selline fit. Igatahes ma olen nii elevil ja ma arvan, et tuleb nii imelised pulmad täis imelisi emotsioone. Ma juba praegu hakkan natukene vesistama, ma tunnen kuidagi selle peale mõeldes, et armastus on ikka üks ilus asi. Ja. Tere! Me oleme sellises armsas linnas nagu Montalcino, kui ma seda õigesti hääldan, ja see peaks olema siis see Val d'Orcia rajoon, mis on minu meelest kõige kaunim piirkond üldse Toskaanas ja mitte ainult minu meelest, vaid kõikide teiste meelest ka, kes on selle kuulutanud kõige kaunimas kohaks Toskaanas. Aga selline töös ja selline tunne, et see Val d'Orcia rajoon on täiesti sinu peopesa, sa nagu näed seda kõike, kui jumalik on see koht. Siin on päris palju ägedaid ja eksklusiivseid selliseid majutusasutusi ka, aga ka nagu hooned, mis on müügiks. Siin ei ole väga palju asju müügis, ma olen lihtsalt natukene scrollinud ringi ja see piirkond on siin ikkagi väga-väga selline rariteetne, et siin liigub vähe kraami, mida saab osta ja mis liigub, see on üpriski sellise kopsaka summa eest, aga pole ime ka, sest et see koht lihtsalt on jumalik. Jesus, kui siin on nagu nii hullud need mäed. Aga võib-olla ongi hea, saaks seda veini natukene välja oma süsteemist. Me oleme Montalcino linnas ja me ei õpi oma Itaalia reisidest vist mitte midagi. Me alati planeerime oma lõunad täpselt selle siesta peale, niimoodi kusagil kella 2, poole 3, hiljemalt 3 paneks enamus söögikohti ja poodisid ka kinni. Ja siis need taas avatakse kusagil 5 paiku, vahel 7 paiku ja mõni koht avab ka alles õhtul ennast. Ja siis sa käid ringi ja otsid seda ühte kohta, kus sa saaksid nagu midagi süüa kusagil kella 3, nagu meie tahame enamasti süüa lõunat. Ehk siis, see pood on lahti, peaks minema siia. Ehk siis nagu praegu siin on üli rahulik, aga ma vaatan, siin on see mingisugune linna epitsenter, aga siiski võrreldes sellega, mis siin Itaalias muidu on see ikkagi väga rahulik. Aga väga mõnus on ka, mulle hullult meeldib praegu siin. Vaatame siia korra. Oh my god. Julgestus. Okei, me oleme tulnud sööma, meil tuli pizzaisu ja siis siin kandis Toskaanas on traditsiooniline pizza hoopis midagi sellist, see on ciabatta peal põhimõtteliselt tehtud. Ja siin peal on trüffel ja munja ja mingid juustuvärgid vist. Ma pole kunagi söönud sellist pizzat. Okei, proovime. Holy shit. No see on nagu sai nende kõikide lisadega, et mulle meelik kindlasti rohkem tavaline pizza, klassikaline Italiano pizza, Napoli pizza mu lemmik. Nagu Napoli stiilis pizza, nende suurte tugevate
nagu, kuidas ma ütlen, kinnihoidmiskohtadega või ukselinkidega. Mis see nimi on? Need ääred nagu. Aga jah, no see on okei, ma ütlen, see on okei. Tahaks soola ja pipart panna siia peale. Olen Itaaliat, oma kalpi palavaliselt kivi praegu. Ma põlesin oma kanni ära. Issand, video lõpuks on ometi nagu selgeks, mis see koha nimi on. Montalcino. Or 2.4%. Euler is increased by only about 100 patients. Vau, kui ilus on see koht. Pole ime, et see on väga turistikas koht, sest see ongi freaking ilus. Tere rahvas, me oleme jõudnud siia kohta, kus käivad kõik turistid, kes käivad Toskaanas. See on meie teine kord Toskaanas ja me pole ikka veel siia jõudnud ja me mõtlesime, et davai, enne kui me läheme õhtusöögile, käime siin ära. See on siis selline imeline Küpressi nagu tee, ja tegelikult seal on üks hotell. See on mingi Skrita Pakoleno, fuck. Aga tegelikult see koht kuulub üldse hotellile. Selle nimi on Skrita Pakoleno ja see on väga nutikas, et see hotell on pannud oma nagu sildi siia nagu vaateplatvormile, kus kõik käivad pildistamas niimoodi. Kui te siia tulete, siis auto sa peate tee äärde ja see vaateplatvorm nii-öelda või kus see vaade avaneb on kohe siin tee ääres. Ja tegelikult siin on päris palju selliseid sopikesi, kuhu sa saad tegelikult minna teha selle pildi niimoodi ära, et teisi inimesi ei jää peale. Siin ei olnud väga palju inimesi, kui me siia jõudsime, aga nüüd, kuna hakkab jõudma kätte päikese loojangu aeg, siis rahvast vaikselt koguneb. Seal on mõned paarikesed, siin juba tuleb inimesi juurde, et selles suhtes see on nagu super turistikas koht, et see on selline kõige populaarsem Küpressi tee üldse siin Toskaanas, aga samas kuna neid Küpressi teid on siin veel lisaks sellele teele, lihtsalt võib-olla nii nagu pilt ilusat ja tõesti nagu pikka ja sellist konarlikku käänulist on vist parem öelda teed, et sellist nagu siin nagu rohkem vist teist ei ole, nagu päris sellist, nagu nii ägedat. Aga lahjamaid variante on ikka ja minu meelest ma mõtlen, et me sõitsime siia ikka nagu tükk aega selle vaate pärast. Mõelge, kus see jääb teile niimoodi tee peale, et te peate siia tulema, et mina ütlen, et see on kindlasti väga-väga ilus, aga on ka teisi väga ilusaid, väga sarnaseid kohti siin Toskaanas. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Too many dig themselves a grave and all these things come out to play. I wanna feel your nothingness, I'm just a figment in your brain. I remember broski told me that nothing is the same, and now we on the road to righteousness through thunder or the rain. I got numbers on my mind, work's peak, coming home to motherfuckers on my line. Never needed more hours, but I'm running out of time. Said I got bigger fish to fry.
So as I breathe, me oleme sellises kohas nagu Monte Argentaria poolsaar. Siin toimub meil üks sünnipäev varsti ja see koht näeb lihtsalt välja väga sarnane sellele Liguria ja Genova piirkonnale seal Põhja-Itaalia pool, kus me käisime Tibuga tripimas kevadel. Kui te olete need vloge meil vaadanud siin YouTube'is, siis te olete näinud mõnda kaadrit selles kohast. Ehk siis see on tegelikult see koht, kus me oleme, see käib praegu Toskaana all, on ju? Aga see koht näeb välja kõike muud kui Toskaanale tüüpiline paik. Ehk siis see rannaäärne Toskaana on midagi hoopis teistsugust kui see Toskaana, mis on sisemaal. Nii et päris põnev on olla ka seda tüüpi Toskaana, sest koht on tõesti väga kaunis ja täielik selline kuurort linnalik. Esimesel vaatlusel ma tahaks, et siin oleks natukene rohkem mida teha, aga kui sa tahad puhata, siis selle jaoks see koht on, ma arvan, et täiesti suurepärane. Väga mõnus on siin. Ilusad rannad, tegelikult peaks paadi rentima, siis kõik võib paremini nautida. Ma ei tea, no väga tore igatahes. I feel the roots in my fingertips, cluelessly moving shit. Nobody knows what their purpose is. Cutbacks in services, scumbags and murderers. Fuck that man, I burn a bridge. But underestimated values get stuck in the world of my premeditated plans to give up. It's kinda hard to explain, but this path is called pain. It's all target and aim, get your bag, then we cut. Fuck it. Take my mind away and meditate. No second place, no heaven's gate, just Jeffen's fate, yeah. Oh my god. Oh my god. Take my mind away and meditate. No second place, no heaven's gate, just Miks ei ole mitte midagi ees? It's just my fate, yeah. Oh my god, Harri. There's no freedom in no Ära mine siit appi, ära tule siia ääre poole isegi. There's no freedom in no fighting. Appi, mitte Harri. Appi, selle me oleme liiga siia äärde. Oh my god, siin ei olegi mitte midagi, saad sa aru või? Täiesti perses, ootu, ma täiega kardan praegu. Fucking hell, kuidas me siin sattusime? Okei, väike pihikaamera, kuna me tahame teha droonikaadrit, kuidas me sõidame selle autoga siin, aga mina ei oska sõita drooniga, siis pean mina minema rooli selles õudses kohas ja Harri hakkab minu kõrval droonitama. Ausalt, see on see sisulooja elu, ainult täis hirme. Täiega. Need on need lihatükid välja, aga kõik muu jääb peale. Wow! Ole kui Okei, me tuleme praegu Energy Beach'it ja ma saan siit nii palju energiat ja ma ei tee isegi nalja. See on põhimõtteliselt selline rand, kus sul on igal pool on nagu erinevate omanike sellised päevitustoolid, et sa ostad selle, meil maksis see paar tundi 15 €, ma ei tea, kas see oli päriselt nagu päevahind või paari tunni hind, aga minu meelest see on väga okei hind. Parkimisega ka on niimoodi, et parkimisplatsid on alati päris täis, kui sul on rollu, sul on kindlasti väga palju lihtsam leida omal parkimiskoht ja meil see paar tundi parkimist maksis mingi 4 midagi eurot, minu meelest kõik hinnad on väga mõistlikud.
Ei! Käidi! Kaks, mäng on peegis. Jätsab pärast küsida kõigil. Aasta 2024. Konrad eksis praegu, Ollemäng oli. Konrad, Kolige siia. Anna mulle pilti.